Selles videos vaatame, kuidas Kodugame Lab programmis saab enda maailma kujundada. Pärast seda, kui sa oled programmi avanud, vali kodumenüüst New World ehk uus maailm. Klõpsame siia peale ja nüüd sa näed, et sul on tekkinud üks selline roheline ala, kus sa saad hakata oma maailma looma. Enne kui me maailma looma hakkame, vaatame natukene, mis ikoonid meil siin all ribal on. Esimene ikoon on kodunupp. Siit sa saad alati koju tagasi, sinna põhimenüüsse. See play nupu moodi nupp on see, kus sa saad vaadata, mida sa oled programmeerinud. Ja siit näed selle Kodugame Labi ikoonikese pealt, selle pealt sa saad alati lisada endale objekte, mida me vaatame natukene hiljem. Aga nüüd vaatame, näed, siin nüüd see ikoon. See võimaldab sul nüüd hakata oma maailma ehindama. Sa saad lisada siia materjale juurde ja sa saad valida ka erinevate tekstuuride vahel siin. Näed, et erinevad tekstuurid on siin võimalik võtta. Ja on ka erinevaid kujundeid. Kui ma nüüd klõpsen selle objekti peale, ja lähen nüüd siit hiirega klõpsates selle maailma peale, saan ma need maailma suuremaks ehitada. Klõpsan nüüd veel korda peale. Vaatame nüüd, mis me saame teha. Ja nüüd näed, siit tekivad erinevad värvitekstuurid. Nii, klõpsan siia, valin siit selle värvi ja lähen siia peale. Näed, nüüd tekib siia maailma hoopis selline kirjum maailm. See oli ju selge, eks ju. Lähen nüüd siit edasi, siis siin on mul võimalik teha näiteks mägesid. Valin siit ja teen endale siia kasvatan ühe mäekese siia nurka. Vot, niimoodi. Ja nüüd ma saan teha ka maailma selliseks pinda natukene selliseks pehmemaks, eks ju. Ma saan nüüd siia pinda peale natukene veel tekitada siia veel tekstuuri juurde. Nii et mängides nende ikoonidega saad sa kujundada endale päris huvitava ja meeldiva maailma. Üks väike hoiatus ka, et ära selle maailma kujundamisega nüüd nii hoogu ka minna, et sa selle nüüd sellise hästi suure teed. Siis ma kohe nüüd näitan, teen endale selle maailma siia, et siin kõrval paremal pool on olemas nagu üks väike mõõdik. Ja kui sa oled siia hästi palju asju siia maailma peale pannud, siis see mõõdik hakkab vaikselt punaseks minema. Ja kui ta on juba siia poole peale punaseks läinud, siis on sul neid objekte ja neid muid tegevusi väga keeruline panna, sest sul lihtsalt ei mahu neid siia maailma ära. Aga palju edu ja proovi nüüd siis oma maailma kujundada.